Hei, mina Piret siin ja tänases videos ma tutvustan teile oma vanaaegsete mänguasjade kollektsiooni. Mul ei ole küll neid palju, aga seda mõnda ma jagaks hea meelega ka teiega. Esimene minu superlemmik on selline vanaaegne bussi mänguasi. Ta on küll roostes, ta on plekist, aga minu arust on ta väga lahe. Ja ma tavaliselt hoian seda endal riiuli peal teiste selliste kergelt kõhedate asjade kõrval, nii et jah, kust ma selle sain? See kuulus kunagi minu isale, nii et kui mu isa oli väike, siis ta mängis sellega ja mina leidsin selle laka pealt ja võtsin selle endaga kaasa. Tal oli varem olnud ka selline süsteem, et siin on all hammasrattad ja seda sai niimoodi käima lükata, nii et ta võttis hoo sisse ja siis seda sai sõidutada ringi. Et jah, selline tore buss, et see on selline vanaaegne. Teine minu lemmik on suhteliselt uus minu kollektsioonis, jälle sõiduvahend, et selline ilus roosa Chevrolet ja selle ma sain Palamuse laadalt ühelt antiigimüüjalt. Nii et ma ei tea, kellele see varem kuulunud on, aga igatahes selline lahe Ameerika auto. Ma hoian teda ka kapi peal, nii et kaunistab minu helesinist tuba. Ja. Ma isegi ei tea, kui vana see olla võiks, siin ei ole mingit aastaarvu ka peal. Kolmas asi ei ole võib-olla nii palju isegi mänguasi, aga kuna ta on antiikne ja vana ja ma ostsin selle lapsena. Teised lapsed võib-olla kulutasid oma taskuraha kommide peale. Mina käisin antikvariaadis ja ostsin endale vanu asju. Ma ostsin endale ühe sellise lehviku, mis on ilmselt Jaapanist pärit. Ja mina kujutan ette, arvan, et see kuulus ühele vanaprouale, kelle lõhnaõli on siin natuke tunda. Igatahes selline maalitud käsitsi, siidile maalitud lehvik siis. Nii, kuna mulle väga nukud meeldivad, need ei ole küll võib-olla antiiksed, vanaaegsed, aga ma mõtlesin, et ma näitan ka neid nukke. Et osad on minu enda tehtud, näiteks vanaaegses stiilis küll, et siin on üks nukk, mille keha ma õmblesin ise ja kleidi, aga siis tal on selline portselanist pea, siis on kasutatud. Ja isegi selle kanga, mis siin on, ma trükkisin ja siis tikkisin pärlid ise, et see on tavalise mustvalge printeriga, kusjuures trükitud, prinditud see pea. Aga selline nukk. Siis ma olen ühe sellise nuku teinud. See pea on savist ise tehtud ja siis keha on külge õmmeldud, värvitud, riided tehtud. Ja tal on sellised jänesekõrvad, ma ei tea miks. Madruse pluus ja jänesekõrvad ja roosad puhtpüksid. Selline nukk istub mul kapi otsas. Ja siis teine portselanist või savipeaga, mille ma olen ise teinud, on mul selline nukk. Ja tema on selle teise nuku sõbranna ja nad istuvad koos kapi otsas. Need riided on ise tehtud. Tal on selline korsett seljas. Ja
tema on mul selline tore tegelane, istub ka kapi otsas teise kõrval. Ja siis üks minu tore sõbernukk on selline unemati. Ja selle unemati õmbles mulle ema, kui ma olin väike ja olin haiglas ja kartsin seal üksi ja siis mul oli see unemati kogu aeg peos ja siis ma ei tundnud ennast enam nii kurvalt. Sellised siis on minu vanaaegsed ja mitte nii vanaaegsed mänguasjad, nukud ja autod ja ma loodan, et teil oli huvitav seda vaadata ja järgmiste videoteni. Tšau!